Tere tulemast meie hingedepäeva veebiseminarile Hirm elada, hirm surra või vastupidi, hirm surra, hirm elada, eks ole. Loomulikult me räägime täna tõsistest, tumedatest teemadest ja ma teen kõik, mis must sõltub, et panna sellele selline positiivne, optimistlik, elujaatav, aga ka samas realistlik ja aus vint peale, eks ole. On täna plaanis vaadata, kuidas me vaatame surma peale ja kuidas võiks vaadata surma peale nii, et see ei tunduks meile hirmuäratav. Ja kuidas siis nagu elada nii julgelt, et ei oleks vaja karta surma. Selle tänase veebiseminari taustal mängib muutuse muusika. Ja muutuse muusika, see on kuulatav streamingus, Spotify's, YouTube'is ja ka meie kodulehel muutus.ee. Ja see muusika saadab ka inimesi, kes osalevad meie muutuse mõtterännakutel. On ta siis salvestuse kuulamise või otseülekande kuulamise või sellel rännakul osalemise ajal. Et see tänane veebiseminar on ka ilmselgelt tehtud selleks, et just nimelt seda meie muutuse mõtterännakut natuke fookusesse tuua ja juhul, kui see tänane jutt, see tänane tund üheskoos sind liigutab ja sind paneb huvituma nende asjade peale sügavuti vaatamises vastu, siis oled sa absoluutselt oodatud 16. november, kas siis läbi nii-öelda raadioülekande või siis koha peal läbi osalemise, läbi madratsil pikutamise Kaja Keskuse saalis osa sellest saama. Miks ma ütlen audio või raadio, see on see toode ka reaalajas koha peal rännakul on mõeldud kuulamiseks. See, ja täna mõnes mõttes ka see siin, et ma olen siin video vahendusele kaamera ees sinu ekraani peal, see on lihtsalt nagu tähelepanu hoida. Aga kõiki neid jutte on võimalik ja ka mõistlik lasta läbi endast, läbi kõrvade, läbi südame, eks ole, ja ma loodan, et see tänane päev, see tänane webinar teeb midagi head su jaoks ja juhul, kui sul on selle vastu huvi, siis tule liitu meiega 16. november. Link nende registreerimiste ja tähtsate informatsioonidega on siin samas video all. Selle muutuse rännaku nimi on surmahirm ja elutahe ja tänase webinari nimi on teistsugune, on hirm surra, hirm elada ja loomulikult me räägime ikkagi julgusest, eks ole, selle hirmu ületamiseks. Aitäh, et sa oled siin. Läheme siis hoogsalt asja kallale. Ma ei tea, kui vana sa oled. Ma ei tea, kui palju sa oled surmale mõelnud. Ma ei tea, kas sa oled sel aastal või möödunud aastal kaotanud enda kõrvalt mõne lähedase. Eks ole, on nagu alust arvata, et mida vanem sa oled, seda rohkem taolisi sündmusi meie eludes ju ilmneb. Eks ole. Meie vanemad, meie kaasaegsed, meie vanemad sõbrad, eks ole. Ja minu eesmärk sellega on lihtne. Ma vaatan eelkõige enda eesmärki endale, aga ka enda eesmärki läbi selle töö sinu ja teiste hüvanguks. Et kui suuta surma enda jaoks mingil intelligentsel ja julgel konstruktiivsel moel lahti sõnastada, siis, ja sellele päriselt mõelda, siis see hirm surma ees, kui on täidetud 2 või 3 eeldust. Number 1, et elu on olnud piisavalt pikk. Number 2, et elu on olnud piisavalt rikkalik. Number 3, et surma kohta on mingi hüpotees, mis sind krampi ei tõmba. Et kui need 3 eeldust on täidetud, siis ma tahaks öelda, et kui on õige aeg minna, siis võiks olla naeratus näol ja nagu kujutad ette nagu Pärnu terviseparadiisis või mingi suurest liumeest alla lased lasti ja vaatad, mis seda siis saama. Kõlab natuke võib-olla lapselikult või liiga lõbusalt su jaoks. Las kõlab. Ja tule kaasa täna, mõtleme selle peale. Ma loodan, et mitte midagi muud ei suuda. Ma suudan sind heas mõttes natuke raputada ja võib-olla ka lohutada. Selleks, et suuta vaadata surmale nii peale, et see omakorda võtaks ära elamise hirmu. Sest see on põhieesmärk. Kuidas elada ilma hirmuta, kuidas elada julgelt, kuidas konstrueerida iseendale sellist elu, mis vastab sinu
enda parimale ettekujutusele selle kohta, milline sinu elu peab olema selles elus. Kuidas kõlab? Ja ma tahtsin alustada ja ma ütlen, et siis selle asja ära, mida ma tahtsin kõige algusesse panna. Mul on sulle teadaanne. Sa sured ära üks päev. Raudpott, sured ära. Ühel päeval tuleb kätte see moment, kus sa hingad viimast korda sisse ja sa hingad viimast korda välja. Ja ongi kõik. Mis on kõik? Seda saame teada siis, kui see hetk käes on. Sinnamaani tuleb elada. Nii et see pidi olema siuke alguse sind kaasa kiskuv, kaasa kutsuv mõte. Aga see ei ole üldse mitte negatiivne mõte. Sest et mis mõttes negatiivne? Mõtle, kui sa päriselt oled suutnud elada mõistliku pikkusega, hea tervise juures, produktiivse, rikkaliku, ilusa elu. Näiteks, ma ei tea, 85 või 90 või mõni ütleb, et isegi 75 piisab, mõnele piisab 100, ma ei tea. Ja siis oled valmis selleks elu suurimaks müsteeriumiks, milleks on surm. Mis osade arvates ongi ju mitte küll põhieesmärk, aga kulminatsioon ja võib olla kõige põnevam ja kõige vägevam ja kõige võimsam ja võib-olla isegi kõige ilusam hetk. Ega prantslased orgasmi ilmaasjata ei nimeta väike surm, petit mort. Oled kuulnud sellist? Igatahes, hingede päev on paras aeg sellele mõelda ja siinkohal tahangi võtta kätte, alustada, vaadates selle surmahirmu teema natukene üheskoos otsa. Minul on surmaga olnud kokkupuuteid juba omajagu. Lähedalt on läinud parim sõber, lähedalt on läinud ema ja isa, ta on ise selle peale palju mõelnud. Ja siis tekib kohe küsimus, et näiteks minu vanuses praegu või sinu vanuses praegu, et mis põhjusel inimene võiks surma karta või igas vanuses. Ja see mõte, mis ma praegu ütlen välja, tuli mulle isa surma järel. Ja see on selline isiksuse põhine, eks öelda, selline individi või egopõhine mõte. Ja see oli minu enda mõte. Mõtlesin, et mõtle, kuidas minu Peep Vainu nimeline isiksus võiks ühel hetkel kogeda surmahetkel seda, et kaovad kõik mu mälestused. Ja kaon mina siit elust tegijana, tähtsa indiviidina, eks ole, inimesena, lähedase inimesena, kaon lihtsalt ära. Ma lakkan olemast. Ja siis, kui ma ennast, eks ole, olen inimesena väärtustanud ja tähtsustanud ja mingit rolli mängin siin ja teen ja loon ja olen, eks ole, siis muidugi tahaks öelda, et appi kui õudne see on, eks ole. Ja siis, kui rahulikult mõelda, kelle jaoks õudne või miks õudne, siis ma tahaks öelda, et tegelikult ju ei ole. See surm, kui me oleme matustele kõik käinud, eks ole, see mõjutab järele allesjääjaid. Surma lein on kurbus, mida kogeb inimene, kes ellu jääb. Surnud inimesel on heas mõttes savi sellest, ma arvan. Ja mind on selle surmale otsavaatamise teema juures lisaks nendele lähedalt kõrvalt ära surnud inimeste juhtumustele aidanud üks raamat. Ja raamatu nimi, see on ingliskeelne raamat, raamatu nimi on Jõllitades päikesesse. Staring in the sun, overcoming the terror of death. Vaadates päikesesse, saades üle surma hirmusest, kabuhirmust või õudusest, saades üle surmahirmu õudusest. Ja selle autor on üks juudi soost Ameerika psühhoterapeut Irvin Jalom Y-ga. Ja siis ta tsiteerib seal väga palju Kreeka filosoofi Epikurost. Ja Epikuros ütleb, et Epikuros millegipärast ei usu, et pärast surma midagi juhtuma hakkab. Mina vaatan ise nii, et inimesed võiks jagada laialt nagu 2. Brian Tracy ütles selle kohta, et võiks jagada 3, et on inimesed, kes teevad nii, kes teevad naa ja kes siis 3, kes ei jaga inimesi 2. No mina siin jagan praegu, eks. On need, kes vaatavad elu
läbi materiaalse maailmavaate prisma ja teised, kes vaatavad elu peale ja maailma peale läbi vaimse maailmavaate prisma. No materiaalne maailmavaade ütleb, et me oleme tehtud aatomitest ja molekulidest ja et juhul, kui siis see viimane hingetõmme on toimunud ja siis läheb nii-öelda pilt kotti, on pimedus ja kõik lõpeb. Eeldusel, et see pole hirmus, et see pole valus, eks ole, tahaks öelda, et sellisel juhul ei ole ju mitte kui midagi karta. Seda ütleb ka see Kreeka filosoof Epikuuros, et juhul, kui surm on heas mõttes kõige lõpp ja ta ei ole väga pikk ja piinarikas, eks ole, siis mis seal karta on? Mitte midagi, eks ole. Siis kui sa võtad spirituaalse või vaimse maailmavaate, siis see ütleb, et me oleme tehtud vaimust, et meie olemus on vaimne, jumalik ja juhul kui õigemini elu lõpeb, et siis mingi osa teadvusest mingil kujul säilib ja ei ole blackout, ei ole pilttaskus, eks ole. Ja siis on mingisugune edasiminek. Surm on kui edasiminek, eks ole. Ja ma vaatan praegu seda neutraalselt nüüd mõlemat poolt kriitilise mõistusega ja ütlen, et mulle sobib mõlemat pidi. Ma tõesti ei tea, mis siis saab. Ma ise olen selleks vanuseks 57 võtnud omaks väga selgelt vaimse maailmavaate, eks ole, olles omanud erinevaid vaimseid kogemusi ja see ei tähenda üldse, et ma teadust ja ka materiaalset vaadet tauniksin või tühistaksin või eitaksin, aga mina olen üks nendest, kes kahtlustab ja arvab, isegi võiks öelda usub, et pärast surma täielik blackout on välistatud. Ehk sest see surm on üleminek, on edasiminek, eks ole. Ma mõtlesin seda just ema surma järel, mõtlesin sel kevadel, et iga inimene võiks hiljemalt oma teise vanema või näiteks oma ema lahkumise puhul ära otsustada enda maailmavaate. Kaua sa venitad? Võib-olla nii, võib-olla naa, eks ole. Et me niikuinii saame teada lõpus, mis see tõde on, eks ole. Aga on väga palju häid argumente selle kasuks, et juhul kui inimene sureb, eks ole, siis kui ta sureb, ei ole hale blackout. Aga kui peaks olema, siis tahaks öelda, et pole hullu. Nüüd, mis ma tahan selle jutuga öelda, on tegelikult hoopis lihtsam asi, et surm surmaks, eks. Mis tuli ka sellest raamatust välja mu meelest, oli see, et juhul kui ja siis kui inimene keskendunult mõtleb surmale, elu lõplikkusele ja loob sellest endale mingisuguse isikliku filosoofia või tarkuse, siis hakkab vabanema järjest rohkem energiat selleks, et elada just nimelt sellisel moel, et olles jõudnud lõppu, ei ole ei vaimsest ega materiaalsest maailmatest lähtuvalt mitte mingit kahetsust ega hirmu surra. No muidugi ma olen optimistlik, ma olen ise veel noor võrdlemisi. Me oleme inimestena üles ehitatud niimoodi, et meil on see ellujäämisinstinkt. Kui võetes praegu mind hakkas karu ründama siin, eks ole, või sind leopard või ma ei tea, kui juhtuks mingisugune tsunami või maavärisemine, me mõlemad sinuga hakkaksime ju hetkega rabelema, pingutamaks selle nimel, et ellu jääda. Aga ma ei räägi sellest, eks ole, ma räägin sellest, kui on elatud auväärne elu ja jõutud mingisse staadiumisse. Ja siinkohal ma tahaks kutsuda sind korraks mõtlema sellele, mõtisklema. Isegi võid panna silmad kinni, kui tahad, eks ole. Ja ma esitan mõned küsimused ja vaata, mis tunne kehasse tuleb. Vaata, mis mõtted pähe tulevad selle juures, eks ole. Kõigil meil on olnud tuttavaid või sõpru või perelikud, kes on saanud kehva diagnoosi. On ta vähidiagnoos või on ta mingi muu haigus, eks ole, kus on oht, et on minek. Ja mõned inimesed saavad ju iga päev saavad diagnoose, kus öeldakse, et härra Tamm või proua Kask, et teil on jäänud 6 kuud või 12 kuud. Võtta ette korraks, et sina oled see, kes saab selle diagnoosi. Ja sulle öeldakse, et teil on elada väga tõenäoliselt, hinnanguliselt 6 kuni 12 kuud. 6 kuni 12 kuud, eks ole. Tänasest päevast.
ja loomulikult võib kogemata juhtuda, et venib pikemaks, võib-olla venib aastate kaupa pikemaks, aga ei pruugi. 50-50 tõenäosus, et see on täpselt 6-12 kuud. Kuidas sa seda 6 või 12 kuud elaksid? Teades, et selline asi on laual. Ja siis muidugi võiks öelda, et kas on ka raviplaan laual? Kas on midagi enda võimusest teha selleks, et seda elu pikendada? Mängime, et ei ole. Mängime, et siin pole midagi muidugi naerda turtsatadagi, eks ole, aga 4. staadiumi vähk. Ja ainus asi, mis sul jää teha, on see aeg viisakalt ära elada ja väärikalt surra. Mis sa teed, eks? Selles vanuses praegu, kus sa oled, eks? Ja ma tean, et see on patune küsimus, eriti kui sa oled noor ja ma tean, et sul lööb loomulikult plokki ette, et sa ei taha selle peale mõelda, eks ole. Aga proovi, äkki suudad, eks? Võta see küsimus kaasa järgnevatesse päevadesse ja mõtle, et kui ma teaksin, et mu elupäevad on lühidalt piiratud. Nad on niikuinii piiratud, nagu ma ütlesin, et ma tõmban üks päev viimase hingetõmbe, viimase väljahingamise. Sinul tuleb sama asi ette. Aga kompresseerime selle aja korraks. Kuhu sa paneksid rohkem tähelepanu? Kellega sa veedaksid suure osa sellest ajast? Milliseid seni veel tegemata tegevusi sa võtaksid teha? Nende rahaliste võimalustega, mis sul on. Mida sa kirjutaksid ja loeksid, on mõni raamat, mis on lugemata, on mõni koht, mis on külastamata. Mulle meenub selle jutu juures üks Ameerika film, Morgan Freemani ja äkki oli Jack Nicholsoniga Bucket List, viimaste soovide nimekiri. Iga ühel võiks mingigi versioon sellest olla. Aga ma võtan nüüd selle teise küsimuse, eks ole? Ja taas sa võid lihtsalt naalduda rahulikult oma tooli või diivanisse, panna silmad kinni ja kuulata mu häält, eks ole. Et kui sa nüüd kujutaksid ette oma viimaseid aegu, aga tõepoolest pärast korralikult, pikalt, hästi elatud elu. Näiteks, ma ei jõud, et vanus 83 või 87, kus sul on tervis, loodame veel enam-vähem korras, eks ole, aga mingid asjad muidugi on järgi andnud ja kus tuleb mingi taoline info, et okei, võib-olla on jäänud, ma ei tea, mingi aasta või 2 või 3. Ja siin tasub need 3 eeldust uuesti meelde tuletada, et sa oled elanud korralikult, sa oled keskendunud sellise elu ja sellise enda loomisele, mille kohta võiks öelda teostatud, eks ole. Sul ei ole midagi olulist tegemata jäänud. Sul ei ole oma tehtud vigade, pahategude, pattude eest jäänud lunastus saamata. Ehk siis sa oled kahetsenud, sa oled heastanud, sul on südametunnistus puhas. Ja sul on mingi tüüpi ettekujutus selle kohta, mingi tüüpi kalle, sest nagu ma ütlesin, ei tea mina täpselt, ei tea sina täpselt. Eks. Mis juhtuma võib hakata? Ja sa oled teatud mõttes selle kaldega, et kas ta siis on blackout ja game over või ta on mingi edasiminek mingitesse vaimuilmadesse või kui sa oled väga traditsiooniline kristlane, siis paradiisi või põrgusse, eks ole, või purgatooriumisse. Eks ole, et kuskil on mingisugune samm number 2, mingi järgmine samm, eks ole. Ja tuleta meelde need eeldusi taas, et on mingi õige pikkus, õige kvaliteet ja mingisugune vaade sellele, mis juhtuma. Et kas tõmbab pingesse praegu või on süda pigem rahul? Kui ma ise ennast tunnetan praegu, siis ma pean tunnistama, et mul on kerge pinge, aga tõesti kerge ainult, diafragma piirkonnas, eks.
et siin pea osas on nii, et selline õhuline, kerge, avatud olek, eks ole. Et sellist nagu ratsionaalset või nagu hirmu moodi tunnet ei ole, aga kehas ikka natuke on, eks ole. Nüüd on küsimus, et mis tunne sulle on, eks ole. Kas sellele üldse mõtlemine on sulle vastuvõetav? Ma olen lugenud ja kuulnud, et need budamungad, budistlikud mungad Tiibetis pidid tegema teatud regulaarsusega taolisi meditatsioone, kus nad siis kujutavad ennast surnuna ette. Oma surnukeha, maa all, eks ole, kirstus, ussikesed, see kõdunemine, kõik värgid, eks ole, et justkui harjutada ennast selle mõttega, et see keha ja ka siis see isiksus, see nimi, see indiviid, et see lakkab olemast. Ja samas, kui sinna kõrvale panna, et meis on kõigis vaimse maailmate järgi selline jumalik alge, vaimne olemus, eks ole, ja et mingi osa, mingi vorm teadvusest, võib-olla isegi mingi osa mälust, eks ole, säilib, siis võiks öelda, et davai, bring it on. Aga ma taas tahan rõhutada, eks ole, et selle jutu selline põhiline fookus ei ole üldse mitte surmast ega surmahirmust ega ka surmajulgusest, kuigi jah, ma tahan öelda, et see senine jutt täna siin sellel veebiseminaril viitab sellele, et julgegem surmast mõelda. Julgegem läbi elu liikuda, teades, et sellel on loogiline lõpplahendus surma näol. Julgegem sellest rääkida. Selleks, et vähendada hirmu selle ees, selleks see omakorda, et suurendada julgust elamise ees. Ja julgust elamise ees suurendada on vaja just nimelt selleks, et vähendada hirmu surma ees. Ja jätaks nüüd täiesti selle surma kõrvale mängust ja kõik need maailmavaated kõrvale. Mõtle, kui sul oleks nii palju, vanas keeles motivatsiooni või nii palju surtsu, et suuta iga päev tahta ja julgeda ka sooritada oma elamise rituaali sellisel kujul, mis on kõige parem sinu võimete ja tarkuse järgi. Selleks ja iga nädal, iga aasta, iga 5 aasta kaupa sätitada, proovida omaenda elu, omaenda lähedaste elu, omaenda elumaailma, elukeskkonda sättida selliseks, et sul on sellest puhas rõõm. Järjest paremaks, vastamaks mingisugusele oma ideaalile. Mõtle, kui kõik, mis ma pärast olen rääkinud, kui kõik see ära juhtub, siis on mõnes mõttes võimatu, et sul on kahetsusi, et sul on hirme nii elamise kui suremise ees. Ehk siis nagu kogu selle jutu mõte on selles, et kui sa julged surmale silma vaadata, nagu see raamatu pealkiri ütles, staring at the sun, overcoming the terror of death, siis sul automaatselt tekib hulganisti juurde elamise julgust. Kas sa oled kuulnud 5 kõige levinumast surivoodi kahetsusest? Kui ei ole, ma loen nüüd ette. Ja see on siis kogutud nende inimeste käest, kes on töötanud hingehoidjate või halastajaõdede või vendadena haiglates, kus on surijad, eks ole, inglise keeles hospiitsides, eks ole. Ja nad on siis küsinud inimeste käest, et kas kahetsusi ka on ja siis on väidetavalt kokku kogutud, eks ole. Need 5 tükki on. Esimene, ja ma ei tea, kas nad on tähtsuse järjekorras pandud või mitte. Inimesed ütlevad, et üks suurimaid kahetsusi on selles, et ma ei elanud mitte enda, vaid teiste elu. Tegin teiste tahtmise järgi, olin teistest liiga palju mõjutatud ja ise ei määranud, ei otsustanud, ei olnud nagu autonoomne, ilus sõna, enesemääratlev. Siis teine suurim kahetsus öeldakse, et ma töötasin liiga palju. Selle kohta öeldakse humoorikas võtmes umbes, et keegi surivoodil ei ohka kurva näoga, et ma olin
liiga vähe kontoris. Et oleks võinud rohkem olla. Töötasid liiga palju. Kolmas on see, et mul ei olnud julgust oma tundeid väljendada. Või ma paneksin laiemalt, et mul ei olnud julgust iseennast ausalt, selgelt, kindlalt väljendada. Hoidsin tagasi. Neljas ütleb, et ma ei hoidnud sõpradega sidet. Ma ei olnud hea sõber, sest et see mina ei hoidnud on isiklik, on aktiivne või passiivne vaade. Ja siis 5 on see, et ma ei lubanud endal olla õnnelikum, kui ma olin. Ma panen siis mõttes selle kõik kõrvale. Ma olen siuke ahne inimesena ütleksin, et kui ma ilmselt elaksin halvasti ja siis oleks surmahetk käes, siis ma ilmselt heidaksin endale ette, et ma ei kasutanud ära mulle antud võimalusi ja jätsin, et inimene tihti peale kahetseb neid tegemata jäänud asju, mitte halvasti tehtud asju. Et siis nagu tahaks öelda, et ei julgenud elada. Ja see sama asi, mis me panime tänasesse pealkirja, et hirm surra, hirm elada. Et võiksid me öelda, et see surmahirmu jutt, kui sind see kohutab või paneb halvasti tundma ennast, et lükka see kõrval. Unusta ära see korraks. Küsi endalt hoopis, et kui julgelt sa elad, kui julgelt sa asju proovid ette võtad, riske võtad, targalt riske võtad, eks ole? Ja siinkohal ma tahan selle jutu täna keerata nagu positiivsemaks. Rääkida just sellest elujulgusest ja elutahtest. Ja võta kas või sama elutahe. Sõna elutahe. Kui väga sa tahad elada. Ja kuidas sa siis mõõdad, keeruline öelda, eks selle. Aga mõtle tagasi see lustituse või see janutuse peale. Kuidas sul selle elu januga on, kui sa hommikul ärkad ühel kolmapäeval või ühel pühapäeval? Et kas sa siis nagu voodis olles mõtled, et davai, mis saama hakkab, eks ole? Keda ma kohtan? Mida ma teen, eks ole? Kuidas ma ennast üles ergutan praegu? Kuidas ma enda keha eest ja vaimu eest hoolitsen? Mida ma söön? Kuidas siis nagu, kas sul on selline nagu heas mõttes selline vale sõnaga, šaakallik või selline nagu buldogilik tahtmine elu nagu kannikast kinni haarata hammastega ja lihtsalt seda pureda nagu mahlast konti koer pureb, eks ole, täie häbituse tundega. Ja siis kui küsid, et ei ole, mis teha siis sellega, eks ole, siis peaks hakkama kohe vaatama kohti, kuhu inimesel, sul ja mul, eks ole, võib lekkida elu tahe, elu isu, elu janu, elu lust, eks ole. Küsi endalt, küsi ise endalt praegu, et kõigil meil juhtub seda. Ma pole erand, sa pole erand, eks ole. Kõigil meil ikka ja jälle lekib elutahet. Me teeme mingeid asju, me jätame tegemata mingeid asju, mille tagajärjel meie selline elujõud, vitaalsus, eluenergia ja ka elutahe läheb väiksemaks. Mis sul? Esimene mõte, mis pähe tuleb, mis on sul see? Ma võin kohe öelda, mis mul on, eks ole, aga mis sul on see? Ma võin öelda, et mul näiteks on see, kui ma magada piisavalt ei saa. Kui ma ei anna oma füüsilisele kehale ja läbi sellega vaimule piisavalt puhkust. Ma olen, vaatan oma märkmeid siin, ma olen pannud endale kirja esimese asjana siia universaalselt moel keha väärkasutamine ja selle eest mitte hoolitsemine, mis minu puhul ongi see unega seotud. Mõne jaoks on see valesti söömine, mõne jaoks on see alkoholi või mõne muu asja liigtarvitamine, mis sind omakorda nagu uimastab, tuimestab, alla tõmbab, annab kehva une, eks ole, annab kehakaalu juurde, eks ole.
ja muide, need samad asjad, mida ma pärast loetlen, need on ju automaatsed tööriistad, hoovad, mida tõmmata selleks, et peatada elutahe lekkimine ja seda elujõudu tõsta, elujõu taset tõsta. Teine on liigne keskendumine negatiivsusele, liigne keskendumine probleemidele ja nende võimendamine. Ehk siis nagu, kas sa otsid lootusrikkad lahendusi või sa vaatad pessimistlikult seda, mis on halvasti ja ei vaevugi parandusettepanekut tegema. Kolmas on ebaautentsus. Ma arvan, et see on hästi tugev eluenergia, elujõu kaotsimineku koht. Teisisõnu enesereetmine, teesklemine, liialdatud ka positiivsus, otsesõnu valetamine, sotsiaalses keskkonnas nägude tegemine, ehk siis nagu vale mulje jätmine selle nimel, et kõik oleks ikka rahumeelne ja sõbralik ja nunnu. Siis ma olen pannud kirja endale, et elutahe kipub lekkima hirmu kätte. Ehk siis nagu, kas siis on reaalsed või ülevõimendatud ohud, mis meid varitsevad ja valitsevad meie ümber ja mille osas ma kas ei saa midagi teha või ette võtta või ei oska. Ja need on need samad ohud, on ta siis töökoha kaotuse oht või võib-olla mingi finantsrisk, või võib-olla sul on mõni vaenlane, kes sulle halba soovib, või võib-olla sul on, alustasime tervise diagnoosist, mingi selline halvav hirm, mille osas sa ei oska hetkel kohe midagi teha. Sellest järgmine loomulikult on väliskeskkonna ohud, üldised, nii nagu meil on siin olnud mitu suurt ehmatust nii Eestis kui globaalselt, COVID-viirus ja siis kõik need ülevõimendatud ehmatused sellega seotud, pluss siis Eestis eriti just meie sõjaoht, mis on seotud meie idanaabriga ja kõikide geopoliitiliste protsessidega, mille osas üksik inimene reeglina eriti midagi teha ei saa. Mida tänu millele päris paljud ostavad Hispaaniasse kinnisvara, ja mida tänu millele on ühiskond ja inimesed ühiskonnas olnud pikka aega, veidi või palju, ja siis ka vahedega, stressis ja hirmus. Kuidas on lood lahendamata konfliktidega inimsuhetes, kodus ja tööl, mida pühitakse mugavalt vaiba alla ja mille osas tehakse nägu, et neid ei ole. Mina usun, et julgus, tahe, jõud iga taolise konfliktiga vaikselt immitseb välja. Et kui sa tahad, et sul see elujõu reservaar ei lekiks, sa pead need asjad, mida ma loetlen ja mis sinu kohta käivad, kinni toppima, punni ette panema, leidma mooduse lihtsalt, et see energia ei kaoks. Ja siis on väga lihtsad asjad kirjas siin mul nagu tegemata asjad. Kunagi Rene Bürkland, Hiina meditsiiniarst, ütles, et mis on kõige stressi tekitavam töö. Kas sa tead, mis see on? Tal oli väga ilus vastus selle peale. Tegemata töö on kõige rohkem stressi tekitav töö. Enda vaatest ütlen, et vastu võtmata väljakutsed, mille eest ma nagu eemale põiklesin, jätsin vastu võtmata, jätsin mängu panemata ennast. Erinevad ületamata hirmud ja siis veel sundseisud, näiteks suhetes või tööl, kust ei oska välja saada, ei julge või ei suuda välja rabeleda. Läks jutt natukene mustaks, mul on siin veel kraami, aga las ta praegu olla. Et küsimus nüüd on, oletame, et kui on need leketega hästi ja elutahe on madal, automaatselt kohe küsimus, kuidas juurde saada. Ja taas jätame surmajutu korras kõrvale mängust, siis minu arvates esimene, kui sa pead ainult ühe asja valima, ja see ei pruugi olla muidugi sinu puhul primaarne, aga hästi universaalne asi on füüsis. Füüsilise keha energia, füüsilise keha korrashoid, füüsilise keha tervis. Tahad julgelt elada, tahad reipalt päevale vastu minna,
tahad, et oleks hommikul ärgates selline positiivne vaade, mitte selline hall või hirmunud vaade, eks ole. Hoia ennast nii heas korras, kui sa üldse saad, mida aasta edasi, seda rohkem peab pingutama selle nimel. Ja sinna alla käib nii liikumine, eks ole, ma mõtlen nii jalutamine või ujumine või jooksmine või suusatamine, aeroobne tegevus sinna alla käib loomulikult venitamine, painutamine, keha paindlik ja nõtke hoidmine. Sinna alla loomulikult käib lihastoonus, lihastugevus, eks ole. Ja see on kõik ainult selline sissejuhatus. Sinna alla käib toitumine, sinna alla käib tervislikud elukombed, sinna alla käib uni. Ma mõtlen veel lihtsama asja, eks ole. Vahel ma märkan, kui mu enesekindlus ka otsa hakkab minema. Lihtsalt on ilgelt vastik õõnes tunne, eks ole. Tead, mis teha tuleb? Kõigepealt söö kõht täis, siis vaatame edasi. Kui sellest ei piisa, siis maga ennast välja, siis vaatame edasi. 2 asja, aga esimene asi on mul see, et kui tühja kõhuga kipub hirm naha vahele tulema, et X kohast selle vahetama. Nii et, ja siin on mu terve hunnik asju veel, eks ole. Kui ma peaksin sellele füüsilisele kehale panema teise asja ja ainult ühe asja järgi, siis see läheb taas minu lemmikteemade juurde, milleks on eluvisioon, elu kujundamine, elu loomine. Et kui sul on selline mingit tüüpi ideaal enda elust kui tervikust, millel on osad, millele saab vaadata läbi eluratta printsiibi, eks ole, ja siis sa seda ideaali ikka ja jälle vaatad, visioon, vaade, eluvisioon, vaatan, visuaalne pool, eks ole, kujutan ette, vaatan ka vahel aknast välja, vaatan, mis teised teevad, mis on maailmas olemas üldse, mida ma võiksin imiteerida või kopeerida, jäljendada, eks ole. Et kui sa oled asunud või taas asunud sellele teele, kus sa oled justkui selline nagu pisut hull teadlane, kes kogu aeg nokitseb, kogu aeg timmib enda elu kallal, iseenda kallal, nagu peenhäälestab, planeerib, otsustab, teeb, parandab, eks ole. Siis ma ei näe, ausalt öeldes, ma tahaks öelda mingitki võimalust, kus selline elu muutub masendavaks või igavaks või selliseks nagu mõttetuks. See elu loomine, ma juhin tähelepanu, keskendub eelkõige ja peaasjalikult enda vajadustele. Nüüd ma tahan sulle üheks väljakutse esitada, eks. Kujuta ette, et sa oled ühel hetkel suvalises vanuses jõudnud sinna kohta, kus su enda vajadused on hästi või väga hästi rahuldatud. Ja kus sa ise oled ennast ja oma elu hästi või väga hästi teostanud. Mõtle korraks. Mõtle, et sa oled rahulikult õnnelik. Kui keegi küsib, et mida ma su jaoks teha saan, mida sul veel juurde oleks, siis sa kehitad õlgu ja ütled natuke segaduses näoga, et mitte midagi. Mul on kõik olemas. Mul on kõik hästi. Kujuta ette korraks. Ja luba, et ma julgustan sind uskuma, et see on võimalik. Siis on kohe küsimus, mis siis saab? Mis siis teha? See autor Jalom selles raamatus Päiksesse vaatamine, ta ütles, et üks asi, mis teeb elu mõttekaks ja võtab surmahirmu vähemaks, on ringlaine kujulised mõjutused teiste inimeste eludesse. Kujuta ette, kui kivikene kukub vette, mis järve näiteks, kus mitte merre, või tiiki või vanni, või kruusi. Kruus on halb näide, kukub sinna järve, siis seal tulevad sellised nagu kontsentrilised ringlained. Ja ta ütles, et iga sellise endast väljapoole suunatud tegu, mis on kuidagi teiste aitamiseks või inspireerimiseks või ülendamiseks tehtud, et iga selline tegu, ja mõnes mõttes ma võiks ka öelda, et see tänane veebiseminar siin ka minu poolt tehtuna, ma väga loodan seda, et iga selline tegu
hakkab justkui nagu teisi inimesi ja seda eetrit, ilmaruumi meie ümber ja ühiskonda ja elu väiksel moel natukene nagu mõjutama. Ja mõtle nüüd, kui sa oled selline inimene, kes on siis nagu enda vajaduste kõrvalt ja veel kihvtim oleks mõelda peale enda vajaduste rahuldatud saamist. Järjest teinud neid väikseid, keskmisi ja suuri, häid tegusid. Ja need ringid muudkui avarduvad, need ringid lähevad muudkui suuremaks. Need inimesed, kes on sellega heas mõttes pihta saanud, need on järjest rohkem. Ja mõtle, kui sa oled ühel päeval surnud ja taas ütleks tühja see enda elu. Mõtle, missuguse jälje sa jätad teiste inimeste eludesse maha, kui sa oled suutnud neid asju teha nii, et need mõjutavad positiivselt paljusid. Kõigepealt oma lähedasimaid, pereliikmeid, sõpru, eks ole. Ja siis neid inimesi, keda sa töö läbi puudutad, eks ole. On ju ilus mõte, eks ole. Selle ingliskeele nimi oli ripple effect, eks ole. Jälje jätmine teistesse läbi taoliste ringlainete. Üks asi, ma lähen korras tagasi nende lekete juurde. Ja tahan tuua välja asja, millest järjest rohkem räägitakse, milleks on siis nagu enda psühholoogiline, isiksuslik ja vaimne tervendamine. Siis lihtsamalt öeldes, enda minevikule mõtlemine, selle meenutamine, sealt haiget saamiste ja nende tänaste mõjujälgede otsimine ja nende ülekirjutamine, parandamine selleks, et juhul kui mina või sina mõtleme enda minevikust toimunud kehvemate või kehveimate sündmuste ja haiget saamiste peale, siis halvimal juhul paneb see meid natuke võib-olla mornilt kulm kortsutama või nagu pead nagu vangutama. Halvimal juhul ei aja nutma, ei aja vihaseks, ei aja pingesse. Ja parimal juhul on võimalik jõuda sinna, kus sa mõtled oma võib-olla isegi suurimate kannatuste peale. Ja loomulikult see on sellepärast väga julge väide, sellepärast, et iga ühe suurim kannatus võrreldes teise inimese suurima kannatusega on erinev. Keegi lõi varba ära, kellegi tuli jalg küljest ära näiteks, või nii öelda. Kellegi ütles isa halvasti, kedagi isa lõi näiteks. Ja on teatud suured rikkumised, mille puhul muidugi on natuke nagu naivistlik või isegi optimistlik või isegi võib-olla ebaaus loota, et sealt on võimalik tänulikkusesse liikuda. Sest ma ütlesin, et see halvi võib olla parim, et sa selles mõttes neutraalsuses. Sa mõtled tagasi selle asja peale, see enam ei liiguta sul midagi. Aga parim asi, mida ka muide on minu arvates halvimate elusündmustega võimalik kogeda hiljem, on tänutunne. Kui sa mõtled selle peale, et ka kõige suuremad raskused, millest sa oled pidanud elus läbi tulema, on need siis enda valitud väljakutsed ja sellest tekkinud kannatused või on see, et keegi teine on rikkunud sinu piire, võib-olla on vägivalda su vastu või tegi nagu alt vedanud sind. Ühesõnaga, kõik raske, mis on elus juhtunud, on midagi head sinuga teinud. Sellest sa ju võid kohe nõus olla, eks ole. Võib-olla sa praegu ei näe seda nii, eks ole. Aga igal juhul, kui sa mõne targa professionaali abiga läbi elu sihikindlalt edasi liikudes, otsid minevikust neid pihtasaamisi ja lüüasaamisi, kaotusi ja kannatusi, mis mingil vastikul, värdelikul moel endiselt su enda teadmata sind sabapidi või mingit muud asja pidi kinni hoiavad, eks ole. Ja sa saad sellest vabaks. Mõtle, missugune nagu elu jõu juurde kasv sealt tulla. Ehk siis see, millest ma räägin, on see, et kas sa oled sellel teel, kus sa oled pähe võtnud selle, et mineviku olulisemad traumad, haiget saamised, ilmajäämised ja pihtasaamised peab ära lahendama. Peab vähemalt nulli saama, nii et kui sa sellest kellelegi räägid, siis sa jääsid nutma, jääsid kurjaks, eks ole, ja paremal juhul saad sa sellesse tänutundesse. Ja mul on üks vigur veel. Parim sellest võib olla see, et sa unustad selle ära.
ja sa unustad selle ära sellepärast, et see enam ei ole teema. Halvim on see, kui sa ei mõtle sellele ja see on teema. Et sa oled unustanud ära või sa pole isegi julgelt seda vaadata, sest see on liiga õudne su jaoks. Ma tean, et see on tihe jutt ja ma tean, et siin on palju infot olnud ja ma tänan, et sa endiselt visalt, rõõmsalt oled minuga. Miks ma tean, et sa oled minuga, sest sa kuulad neid sõnu praegu siin, eks ole. Need, kes ei ole, need ei kuula neid sõnu, eks ole. Aitäh, et sa oled kuulanud, eks ole. Ja ma ütlen ka seda, mida ma siin taotlen reaalselt, eks ole. Ma ütlesin minimaalselt. Ma taotlen seda, et kui natukene sind kohe praegu täna siin raputada ja loomulikult seda ma ei taotle, et me ühe või teise asja mingi totaalselt siin ära lahendame. See on pikk protsess, eks ole. Ja siis juhul kui see minu olek ja need minu jutud ja minu küsimused ja minu ütlused sind heas mõttes nagu liigutavad ja sa tahad selle teemaga sügavuti edasi minna, siis ma kordan, et meil on tulemas see muutuse mõtterännak 16. november, võimalik osaleda kodus läbi kuulamise või koha peal. Ja ma pean siinkohal paar sõna sellest mõtterännakust rääkima, eks ole, sest et osad selle kohta teavad, paljud ei tea. Me oleme juba 4 aastat Ahto Abneri ja Raun Juurikasega, kes on muusikat teinud neid igakuiselt Kaja keskuses mõtterännakuid, millel on mingi teema ja see näeb välja umbes niimoodi, et siis inimesed tulevad kohale, sinna saali mahub 50-60 inimest, me oleme ostnud matid, silmaklapid, inimesed võtavad kaasa padjad ja pleedid ja niimoodi ja on võimalik siis sellises nagu rahulikus lõdvestunud asendis silmad kinni vaadata iseendasse. Esitada endale olulisi küsimusi selle kohta, mis elus toimub, mis on vaja, mida teha. Ja me teeme seda siis niimoodi, et ma alguses tekitan sellise meditatiivse trummi sisseminekuga sellise rahuliku meeleolu ja siis Ahto Raun võtavad teate puhul ka üle, mängivad veerand tundi sellist muutuse muusikat. Kuula palun seda streamingust või YouTube'ist või kodulehelt. Sellist instrumentaalmuusikat, mis samuti natuke nagu hüpnotiseerib või viib transsi ja aitab keskenduda. Ja samas kannab sind muud, sest muusika on taoliste siserännakute sõiduvahend, eks ole. Ja siis me lähemegi umbes sellise sammuga, et ma umbes 10-15 minutit räägin, esitan küsimusi, palun ette kujutada, eks ole, läbi teha mingid protsesse enda sees ja siis pärast seda ma olen vait ja muusika räägib ja siis inimene saab muusika sees lihtsalt kas olla, lõdvestuda või mõelda omi mõtteid. See on see formaat, mida me teeme. Ja me oleme ka neid asju salvestanud, pikemaid ja lühemaid versioone välja andnud, vaata meie kodulehte muutus.ee ja tea, et siis 16. november, mis on 2 nädala pärast, eks ole, on meil siis surmahirm ja elutahe, muutuse mõtterännak tulemus. Täna meil on jäänud veel natukene aega, nagu mõtlesin, et aitäh, et sa oled endiselt siin ja ma tahaksin rääkida natuke veel tagasi algusesse surmast, eks ole, ja siis jällegi lõpetada siis positiivsel noodil. Mida võib surma kohta üsna suure kindlusega öelda? Esiteks on see, et sa pead olema valmis kogu kontrolli ära käest andma. Nagu tõin ennem näite sellest liutorust. Ma mäletan, kui ma olin 22 aastane, siis ma esimest korda Ameerikas veepargis, Eestis taolisi veeparke toodud ei olnud, eks ole. Ja seal oli selline 7-kordse maja kõrgune, väga järsk liutoru. Algus oli peagas vertikaalis, eks ole. Ja siis sealt võitsid sellest läikivast metalltorust kinni, eks ole, et lasta ennast veetorusse. Küll see oli õudne. Kujutad ette, ma olen mõelnud, et surm võiks olla midagi taolist, et ühel hetkel, kui on siis see mineku aeg, ma pean julgema lahti lasta sellest läikivast metalltorust, et siis nagu söösta jalad ees sellesse edasimineku torru, eks ole. Kui sa kontrolli ei julge käest ära anda, kui sul on surma suhtes nagu väga tugevad reservatsioonid, siis kujuta ette, et sa oled surres nagu tüüp, kes seal ripub seal selle 7-kordse maja kõrguse veetoru otsas ja ei julge sellest torust kinni, see gravitatsioon tõmbab. Kõik ümberringi vaatavad, eks ole, käed on pingud ja mingil hetkel ikka siis kuidagi agooniasse teda vastumeelselt teed. Ma arvan, et tulemus on paanika, tulemus on hirm. Öeldakse, et suremise kvaliteet määrab ära selle, kui elegantselt sa sured, määrab ära selle, mis on selle hinge edasine saatus ning siis järgmine kogemus, eks. Teiseks, mille osas võib kindel olla.
sellesse kehasse ja sellesse isiksusse tagasi ei saa. Et nende mäng on igal juhul läbi, eks ole. Kolmandaks, sa ei saa mitte ühtegi asja kaasa võtta. No ma kahtlustan, et teatud, et midagi siiski saab. Aga ütleme, asju sa muidugi ei saa. Sa saad kaasa võtta mingisuguse nagu summaarse elukogemuse nagu tunnistuse või kokkuvõtte, nagu A4 kokkuvõtte sellest, mis elu sa elanud oled, eks ole. Ma olen mõelnud, et võib-olla, kui miski asi saab kaasa tulla, siis võivad olla nagu helid. Helide teatud nagu mäletamine või helilainete mõjutus meie hingekeelte pihta, eks ole. Ma tahaks öelda surma kohta, et mina ise usun, et surm on põnevaim sündmus elus, millest ära viilida ei saa. Mõtle, kui positiivne vaade see on, eks ole. Ja mida ma ise tahan endale öelda, endale sisendada, on see umbes nagu, et sütelkõnni eel. Tegin kunagi koolituse sütelkõndi ja minu õpetaja Dolly Burkan ütles, et iga sellise keerulise raske väljakutse ees, kui meid valdab hirm, võiks inimene proovida seda moondada elevuseks. Et füsioloogiline tunne on umbes sarnane, aga see vaade on positiivne, ootuselev, mitte ootusärev, eks ole. Ja mida me sellel mõtterännakul teeme, mida sa võid täna ka ise siit meie veebiseminari lõpus mõtiskleda või teha. Üks on elu viimaste aegade ettekujutamine. See sama küsimus, mida ma enne esitasin, et oletame, et sa oled 85 ja sul on nüüd jääd võib-olla, ma ei tea, 6 või 2 või 3 aastat, eks see on mingi kindel piiratud arv. Ja see ei ole selline dramaatiline, et sa oled vähi ja nüüd on minek, eks ole, ülehomme või aasta pärast, eks. See on selline, et elu lõpp, eks. Et kujuta, kas ma ütlen küsimused praegu siin ka, et kujuta ette, et sul on aasta, oled vana mees, vana naine, sul on aasta jäänud elada. Kuidas sa sisustad enda viimase aasta? Ja samamoodi võib öelda, et kui ma teaksin ette, et mul on nädal jäänud ja kõik on just, kui elu on hästi elatud, eks, et mida ma teen viimase 7 päevaga. Ja siis, kui veel täpseks või eriti täpseks minna, on see, et muidugi kõik ei sure õhtuti, eks, et mõni sureb hommikul või öösel une pealt. Aga mõtle, kui sa saaksid teada, et see on sinu viimane päev. Et õhtul kell, ma ei tea, 23:59 on viimane väljahingamine. Kuidas sa seda päeva sisustaksid? Kes su kõrval oleks? Kus sa tahaksid olla? Millele mõelda? Mis tunnet kogeda, eks? Sellel rännakul kavatseme teha selliseid ettekujutusi just ka nende 3 küsimuse teemadel. Põhimõtteliselt ma kutsun selle rännakul inimesi surmale mõtlema ja surma ette kujutama kohe praegu. Et see on kihvt protsess. Ma olen seda ise korduvalt läbi teinud ja mida rohkem ma sellele mõtlen, seda vähem mina surma kardan. Ma ei saa küll väita praegu, et ma oleksin surma suhtes kartmatu. Aga kui ma mõtlen selle peale, siis see tekitab muidugi nagu pigem nagu meeldivat närvikõdi ja elevust, mitte sellist nagu kokkusuruvat hirm. Noore mehena mind mõjutas raamat Väga efektiivse inimese 7 harjumust, Stephen Covey. Ja seal oli peatükk Alusta kõige tähtsamat silmas pidades, teine peatükk, teine harjumus. Begin with the end in mind. Ja siis ta tookord palus inimestel, raamatulugejatel ette kujutada, et iseenda matuseid. Ja siis mõni oluline inimene, kes sind tundis, et mismoodi ta võiks siis kõnet pidada sinust. Eks? Ma käisin ühe oma eakaaslase ja oma vanemate peretuttava matustel aasta tagasi Jaani kirikus. Küll see oli ilus. Kirikuõpetaja oli tundnud seda naist pikalt, eks ole, ja see naine oli, võiks öelda, ingellik olend, eks ole. Ta oli hea inimene, temast teid ma abikaasa ja 2 poega. Ja loomulikult mina ennast temaga ei võrdle, aga kuidas sellest räägiti? Mõtlesin, et ma tahaks küll sellist matust. See eeldab 2 asja, et ma olen elanud selle väärilist elu ja et on inimene, kes on teadnud seda ja oskab seda lootusrikkalt, lahkelt, ilma pisaraid välja pressimata sõnadesse panna, ilma paatose, võltspaatoseta. Ja selle siis nagu lihtsam versioon oleks seda, et kui meil Eestis pole kombeks see, et kirjutada mingit tekste hauakividele, aga kui oleks, eks ole, mis oleks 1 lause. Kuidas sa tahad, et sind mäletatakse? Just nende poolt, kes sind teadsid, kelleks on pereliikmed, lapsed, lapselapsed, õed ja õelapsed, vennalapsed, sõbrad, nooremad sõbrad, eks ole.
ja mõtle, kui sa selle peale julged mõelda, kuidas see hakkab sinu käitumist ja sinu valikuid ja sinu tegevusid mõjutama paremuse suunas. Lihtne näide, et paljud vanad inimesed kibestuvad, kuhtuvad, eks ole, ja nendest neid jäädakse mäletama, kui torisevad pooldementsed nagu või kiuslikku vana inimest. Või lahket, sõbralikku, toetavat, heatahtlikku. Ja lõpetuseks. Ma ütlen mõned laused ja pane kirja need laused, mis sulle meeldivad. Pane kirja need, mis on sulle omased ja pane kirja nendest lausetest, mida ma ütlen, need, mis sa tahad, et oleks sulle omased. Nüüd ka pane silmad kinni ja endamisi mõttes öelda. Ma ütlen seda 2-3 korda igat lauseteks. Ja siis sa võid kaasa öelda ja vaadata, millist sa tahad kaasa võtta. Mul on palju elujõudu. Mul on palju elujõudu. Ma suudan ise oma elujõudu juurde tekitada. Mina ise suudan oma elujõudu juurde tekitada. Ütle enda kohta näiteks nagu nii, et ma olen üks vitaalne tüüp. Ma olen üks elujõuline inimene. Ütle endamisi. Ma olen üks vitaalne inimene. Mäletad, me alustasime jutust surmahirm, elujulgus, elutahe. Vaata, kuidas kõlab, mis tunne tekib kehasse, kui sa ütled, ma tahan väga elada. Ma tõesti tahan väga elada. Tahan oma elu väga elada. Ja just nimelt väga ja lihtsalt elada. Ja siis, kui tekib selline dissonants või selline ajab naerma näiteks või teeb kurvaks, probleem, kohe probleem. Otsi üles, kus on su elutahe kinni? On ta mingi kivi all, mingi konflikti all, on ta kuskil lekke taga peidus, eks ole. Tahan elada kaua ja hästi. Tahan elada kaua ja väga hästi. On see sinu lause? On see tõsi? Ma näen ja tajun oma elul mõtet. Mu elu on mõttekas. Ma näen, ma tean ja ma tajun enda elu mõtet. Või proovi järgmist näiteks, et mind on vaja. Minust on kasu. Mind on vaja. Minust on kasu. Ma tunnen oma elust rõõmu. Mul on elu janu. Mul on elu isu. Ma tahan elada. Nüüd tasub ka öelda, et sul, just nimelt sul võib olla olukord, mida ma enne hüpoteetiliselt ütlesin, et sul on diagnoos. Ja sa oledki üks nendest, kellel on jäänud kuu või 6 kuud või aasta. Eks ole. Küsimus on lisaks nendele enda elutahte üles tõstmise sisendustele, mõtetele, lausetele, mida tasuks enda kohta endale veel öelda, mis sind just aitaks. Ja loomulikult need samad laused aitavad tegelikult kõiki, kui aeg on õige, eks ole. Näiteks, ma julgen lahti lasta. Ma julgen lahti lasta. Ma olen teinud suures plaanis selles elus kõik endast sõltuv. Me paremini enam ei saa. Mul ei ole endale eriti midagi ette heita. Ma julgen surmale otsa vaadata ja sellest läbi minna. Ma julgen surmale otsa vaadata ja sellest läbi minna.
Ja loomulikult lõpetuseks. Ja kõik selle aja, mis mulle on veel jäänud, ma julgen elada. Ja nüüd lõpuks, kõige lõpuks, eks ole. Nii et kui sõber ütleks, et vaatasid seda Vainu tund aega, mis juhtus, mis ta rääkis, siis sinu vastus oleks see, et pole tähtis, mis ta rääkis. Tähtis on, mida ma mõtlesin ja tundsin. Tähtis on, mis see muga tegi. Mida see tund aega suga tegi? Missugust kohta sinu hinges ma puudutasin? Kus läksid sa errorisse? Kus tekkis avanemine? Ja mida sina saad ja mida sina pead nende juttudega, võtaksid 1 või 2 asja ainult edasi tegema? Mis kohta see jutt sinust puudutas ja mida sa plaanid ja kavatsed ja ka teed sellega edasi? See on kõige tähtsam. Kui kohtume rännakul, on ta siis laivis või läbi ülekande, tore. Või kohtume tulevikus siin Muutuse kanalil või võib-olla mõnda mu teksti raamatut lugedes, tore. Kui me kunagi ei kohtu, vabalt on see, et see oli meie viimane kohtumine selles elus, eks ole, et sa ei kuule ühtegi mu sõna, ei loe ühtegi mu teksti, elad oma elu nii, nagu sa oskad, eks ole, ka see on variant, eks ole. Võib-olla kohtume poes, kui on nii, või kohvikus tulete mulle tere, tutvusta ennast, eks ole. Igal juhul aitäh, et sa olid täna minuga. Aitäh, et sa selle aja võtsid. Ma loodan, et sellest oli, on ja tuleb mingit kasu. Ja ela nii, et see on julgelt elatud, ela nii, et see on hästi elatud. Mõtle aeg-ajalt surmale, targalt. Mõtle surmale nii, et see sind võimendab, väestab, mitte ei tee sind kartlikuks ja nõrgaks. Ja siis saagu nii, et kui on siis sinu elu elatud selle õige pikkusega, et siis see saatus, mis sulle on antud, on justkui realiseeritud kõige paremal moel. Et kui sina vaatad tagasi kogu elatud elu peale, siis sul on peal selline kerge muie, kerge rahulik ja kindel muie. Ja kui sa vaatad siis selle ülemineku peale, selle edasimineku peale, mille nimi on surm, siis sul on selline rahulik, tugev valmisolek. Nii et mingu sul hästi. Oli tore koos olla siin. Loodan, et sul ka. Head aega.